mina olen siis Riina Reinvelt, muuseumi peavarahoidja ja see tähendab nagu kogude valdkonna juhataja. Et kõik, mis me kogume muuseumisse, välja laenutame, kuidas me neid süstematiseerime. Ja minu osakonnas meid töötab 17-18 inimest, koguhoidjad, arhivaarid. Ja me käime siis läbi raamatukogu, lugemissaali ja siis vaatame, läheme nagu töötajate koridori mööda. Te näete natuke, kuidas ERMi inimeste töötingimused on, kui ei ole enne käinud. Ja siis läheme alla hoidlatesse. Ja kui te tahate ikka midagi küsida, siis ikkagi tõlgi vahendusel kohe küsige, andke märku, et mul ka lihtsam rääkida, kui ma tean, mis teid nagu täpselt huvitab. Ja just. Ja. Et me lähme läbi raamatukogu uurimissaali, kas te muidu olete käinud siin ERMi nagu siseruumides ka või keegi? Ei ole kõik? Ainult sealpool, kus need näituste osa, jah, aga siin osas ei ole käinud. Ehituse ajal mina käisin siin, jah. Käisin uurimas, vaatamas neid ruume, millise kujuga. Jah, et siin oli üks tuttav inimene oli siin, siis oligi kutsutud, et puuetega inimesed tuleks ja infot andma, et kuidas see sobib. Et see on siis raamatukogu. See on eriala raamatukogu, peamiselt etnoloogia, museoloogia, folkloristika, sellised alad. Igaüks võib tulla siia lugema, aga koju kaasa ei saa laenutada, et ta on ainult koha peal kasutamiseks. Aga kõik raamatud on sisestatud Ester-süsteemi, kus on ülikooli raamatukogu ja linnaraamatukogu, et samas süsteemis on need raamatud leitavad. Et kui te midagi leiate sealt ja näete, et see on ainult ERMi raamatukogus, teil on vaja, siis tulete siia kohale ja saab kasutada. Ja see oli arhitektid mõtlesid välja, aga see ei ole praktiline. Saab siis tutvuda muuseumikogus olevate esemetega, fotodega, lugeda arhiivisäilikuid ja igal aastal käib siin umbes 600 uurijat, mis on nagu päris palju tegelikult. Ja te näete siin neid vanu sedelkartoteeke, et tegelikult need on siin rohkem nii nagu ajaloolised asjad, et tänapäeval ikkagi enamus infot on siis arvutis infosüsteemis leitav. Et me kasutame siis muuseumite infosüsteemi, muis.ee, võib-olla keegi on sellega kokku ka puutunud ja me paneme siis oma andmed kõik sinna, mis meil kogudes on. Ja ERMil on tõesti nagu mingil tasemel on siis kõik asjad sisestatud, kuigi võib-olla ei ole nii palju andmeid lahti kirjutatud erinevatele infoväljadele, aga paneme siis ka kujutised juurde. Ja ütleme siis Eesti esemekogu, mis on siis Eestist kogutud, Eestis kasutatud esemed, ka väliseestlaste asjad, et selle kogu suurus on meil umbes 107 000 eset ja nendest juba 95% on tegelikult pilt ka juures. Nii et hästi paljudel on digitaalne kujutis juures, et väga paljude asjadega tutvumiseks ei peagi enam siia kohale tulema, et istud kodus oma arvuti taha ja lõbistad ja vaatad seal. Aga hästi palju käib muidugi neid, kes valmistavad endale rahvariideid. Et meil on siis Eesti kõige suuremad rahvariidekogud ja rahvariidete valmistamine on hästi populaarne praegu, kõik teevad endale rahvariideid oma esivanemate päritolu koha järgi. Et neid rahvariide uurijaid käib tõesti palju ja nad kõik siis tulevad, tellivad need esemed välja ja seal on tõesti tähtis siis vaadata, et need värvid oleks täpselt õige, et kuigi võib-olla raamatus on ka neid mustreid avaldatud, aga iga raamat natuke
iga trükk natuke moonutab, need värvid ei ole nii täpsed, tegelikult samuti ka, kui te vaatate arvutiekraanilt, iga arvutiekraan näitab neid värve natuke erinevalt, et kes siis tahab väga täpselt ja õigete värvidega teha, see tuleb siia koha peale vaatama. Ja selles mõttes on meil väga nii-öelda liberaalne, igaüks võib tulla, mingit eriluba ei pea olema, et tegelikult mujal maailmas nii kergesti küll muuseumikogudele ligi ei pääse nagu Eestis, et Eestis tõesti igaüks on teretulnud uurima. Aga siis on samuti olete teretulnud ja kui jääte ka otsimise kätte, siis võib julgelt kirjutada ja katsume siis nõustada ja aidata. Ja siis lähme edasi. Nüüd te siis näete, et need töötajate ruumid, et siin ongi just minu või see kogude osakonna arhiivi ja raamatukogu töötajate kabinetid. Üldiselt on niimoodi, et inimesed on 2 kaupa kabinetis, suuremad ülemused on 1 kaupa ja mõnes ruumis on ka 3-4 inimest, et kuidas siis sobib. Ja üldiselt nüüd me oleme natukene 7 aasta olnud siin. Ja peab ütlema, et väga mugav on. Näete ise, kõik on nii uus ja ilus ja hele ja moodne ja et võrreldes sellega, mis meil varem Veski tänaval oli, et siin nagu öö ja päev, ütleme nii. Et näiteks mina olin Veski tänaval kabinetis ühe kolleegiga, mis oli nii väike, me istusime nagu seljad vastamisi laudade taga ja siis kui üks lükkas tooli laua alt välja, siis teine samal ajal ei saanud lükata, teine pidi siis tooli ka laua all olema. Et nii vähe ruumi oli. Et ma arvan, et see kabinetik oli mingi 6-7 ruutmeetrit, et see on tõesti väike. Aga siin on muidugi väga, väga mõnus. Ja tuleb asu enam kesklinnas. Nii ruttu on läinud aeg. Et me aadasime linnas ajaga. Teine arvab jälle. Korrus ka, et seal on siis osad teadurite kabinetid ja juhtkonna kabinetid ja finantsteenistus ja sellised. Ja siin te näete, et meil on sellised puhkenurgad või kohvinurgad, et neid on 3 tükki terve maja peale. Et siin on kohvimasin ja mikrolaineahi, et saab mõnusalt süüa ka, et ei pea nagu oma arvuti taga sööma. Aga osad käivad ka restoranis söömas, aga kes ei tahab raha kokku hoida või tahab täpselt teada, mida ta sööb, et need siis võtavad kaasa ja söövad siin. Et hästi mõnus. Ja, siia võib palju, 26 inimest. Nii, ma pean siin nuppu vajutama. Siin on hea ruum, kuhu saab sõja ajal tulla. Nojah, keldrikorrus või tegelikult õigemini pool keldrikorrus. Et ta on küll maa all, aga see pinnas on nagu puhjatud selle nagu keldrikorrusse ümber, sellepärast, et tagada siin nagu stabiilsem kliima, aga samas, et ta ei oleks nii sügaval, et tekib probleem näiteks põhjavee või mingi sellise asjaga. Et kuna siin on hoidlad, siis meie eesmärk on siin hoida võimalikult ühtlast niiskust ja temperatuuri ja samas kulutada selle peale võimalikult vähe raha. Et me ei peaks jahutama, et me ei peaks kuivatama, et me ei peaks kütma, et kui ta on niimoodi maa all, aga siiski mitte nii sügaval, et tekib seal niiskuse probleemid, et siis ta hoiab ise seda õiget kliimat hästi ja lisaks on siis selle nagu, ütleme, et meil vanasti, ütleme, kui me Veski tänaval olime ja seal olid ka hoidlad, tekstiilihoidlad olid keldrites, siis ma mäletan, kuidas üks suvi oligi augusti lõpus, tekkis veel mingi selline probleem, et vihmavesi tuli kuidagi vundamendist keldrisse sisse ja siis läksidki pikkuued läksid nagu kappides hallitama, et siis me võtsime kappide uksed eest ära ja riputasime neid pikkuubesid igale poole, et siis seda vältida, et see on päris suur probleem.
Aga jah, et see on siis, nagu ma ütlesin, poolkeldrikorrus, hoidla pinda on umbes 8000 ruutmeetrit, et seda on päris palju ja pluss see ei ole ju kõik, meil on teised hoidlad veel. Ja siis käime lihtsalt mõnes hoidlas sees ja vaatame, et kuidas me neid asju siis hoiame. Hoidlad, mida me nimetame alajahutatud hoidlateks, et need on siis, ütleme, filmid, fotonegatiivid ja fotod, et neid on siis parem hoida võimalikult madalal temperatuuril, et siis nende lihtsalt selline vananemisprotsess on aeglasem. Et mida ju tegelikult muuseum teebki neid asju hoides, ta võitleb ka sellise loomuliku vananemisprotsessiga, et kõik asjad ikkagi vananedes lagunevad ka lõpuks iseendast. Ja osad negatiivid on ka sellised, mis on nagu ohtlikud, et kui on liiga hea soe temperatuur, see võivad iseeneslikult süttida. Et seda me et siin on siis erinevad filmid, et alates siis 35 millimeetrisest filmist, mis on siis nõukogude ajal oli selline professionaalne film, mida igaüks kodus ei saanud teha, et igaüks kodus sai teha 8 millimeetrist ja 16 millimeetrist. Ja võib-olla nagu nii teate, aga tegelikult on siis Tartu Kurtide Ühingu filmikogu on ka siin, mis on nõukogude ajast, mis koguti ju meie püsinäituse ettevalmistamise ajal. Ja üldse seda niisugust 8 millimeetrist filmi, mis oli siis amatöörfilm nõukogude ajal. Enamasti ta oligi ilma helita, nad on nii-öelda tummfilmid, et seal heli juures ei ole, aga nende peal on just selline inimeste igapäeva ja argielu ja seda me oleme päris palju, lähme jälle siit välja. See ongi kuivati ja siis nõudab, et mõnes ruumis on siis, kui läheb kõrgeks, siis kuivatab. Ette vaatad. Hoida seda ust. Nad veitsid Võrkpoli kohta, oli seal kuskil mingisugune kirjutis. Sanatoorne laager seljahaigetele lastele. Ja ma olin 2 suve Võrkpolis seal laagris. See oli ilus koht. Nii, vaatame kunstihoidlasse ka. Jah, see meil suur ei ole, aga natuke. Kogu ei ole meil väga suur, et sellepärast, et enne teist maailmasõda ka nõukogude ajal muuseum muudeti etnograafia muuseumiks ja kunstikogud anti üle Eesti kunstimuuseumile ja Tartu kunstimuuseumile. Et meile jäi hästi väike osa. Ja sellepärast me seda tegelikult ka nagu väga aktiivselt ei täienda, et ainult kui ütleme mingite teiste kogudega koos tuleb või keegi ütleb, et tema absoluutselt kindlasti peab ainult ERM-ile selle andma, et siis me võtame, aga see ei ole meie aktiivne kogumissuund. Ja aga siis lähme sinnapoole. Et enamus tekstiilihoidlaid ongi sellised suured, 400-500 ruutmeetrit ja kõigis on siis sellised elektriliselt liikuvad riiulid, sest niimoodi saab hästi palju ruumi kokku hoida, et ei ole tühje riiuli vahesid. Ja asju ma sõidutan siit ühe riiuli vahe lahti kohe. Kõik see sõidab sinnapoole ja sinnapoole. Ja kui puu meil alaliselt puu peal, et need on kõik sellises lamavas asendis, et puu peale me paneme neid ainult vahest siis, kui me neid peame hoidlast välja viima. Et iga puu peal rikkumine või rippumine nagu, ta venitab, ütleme õlad venivad, tema ei näe, jah.
õlad venivad välja või siis kui seelikud kohast tripist riputada, siis kõik need kohad venivad välja, et seda me ei taha. Ja siis me hoiame neid ka selliste naturaalsest puuvillast kottide sees, just sellepärast, et see kaitseb natuke tolmu vastu, igas ruumis on tolmu. Teiseks, kui nüüd peakski üks seelik koitama minema, siis see koi ei lähe vuhti siia mööda sahtleid ja kappe laiali, et ta mingi aja püsib siin ühe toru sees, et ta ei lähe nii kiiresti laiali. Ja siis kõigile asjadele on siis nii-öelda iga asi, mis muuseumikogus on arvele võetud, ta saab niisuguse kindlast tähtedest ja numbritest koosneva nii-öelda koodi või numbri, museaali numbri, mille järgi siis teda on võimalik infosüsteemist üles leida, kus on info, mis ta kohta käib, et kust saadud, kelle valmistatud, kõik see info, mis on lõpuks hästi oluline. Ja siis see number pannakse, siin on niisugune papitükk, aga tegelikult on sellele seelikule endale on ka kuskile see number nii-öelda peale õmmeldud, et ma praegu ei hakka seda otsima, aga jah, et tekstiilidele siis pannakse, võib-olla siit leian kergemini, ma vaatan, võtan siit ühe välja. Siin mõned ripuvad ka. No need hakatakse kuhugi viima välja või sellepärast, et tal on, et tekstiilidele me alati siis, siia ei saa sellele peale kirjutada, et siis kirjutatakse valgele puuvillasele riidele veekindla tekstiilimarkeriga, kirjutatakse number ja siis õmmeldakse külge, et siis oluline on see, et see number peab museaali külles niimoodi olema, et see sealt ära ei kaoks, sest asjadel on omadus kaduda. Aga meie tahame, et me lõpuks ikkagi teaksime, mis number see seelik on ja siis me saame tema kohtades. Igal museaalil on oma kindlajand, mis on siis soost välja tulnud. Aga üldiselt nad ei ole ikkagi... Soost, et kuidas nad seal säilisid? Soost seisavad asjad väga hästi. Palju paremini kui mulla sees nii-öelda. Ainuke häda on vesine ja selline, vesine ja nagu... Aga ainuke häda on see, et siis, kui seda välja tõstad, siis ta hakkab kiiresti lagunema. Et siis peab vaatama. Aga muidu, ütleme, üldse kõige esimene asi või objekt, mis muuseumi kogus on registreeritud, on üks Rakvere rahvariideseelik. Aga ta ei ole nagu selles mõttes, et ta ei ole valmistamise aastalt kõige vanem, aga esimene muuseumi kogusse vastu võetud asi. Jalutame edasi. Jah. Need kaks hoidlat on Tartu Kunstimuuseumi hoidlad. See ja see, et siia me ei saa sisse minna. Aga Tartu Kunstimuuseum, kui mäletate, ta asus Valligravi tänaval selline punane telliskivi maja, mis ühel hetkel leiti, et see on nii varisemisohtlik, et seal ei või enam muuseumi kogusid pidada. Ja siis, kuna meil tõesti oli vaba ruumi ja siis saidki nad tuua oma kogud siia, aga kuna see on teine muuseum, siis mina siia sisse ei saa minna. See hoidla, mida siis ülevalt läbi selle klaaspõranda näeb, et seal üleval on, me nimetame ise seda avatud hoidlaks, et see on, seal me siis paneme tavaliselt välja ühe liigilisi esemeid hästi palju. Ja konkreetne hoidla ongi siis liiklus- ja veovahendite hoidla, et eelkõige on siin siis vanad etnograafilised vankrid, reed, tõllad, saanid, aga ka suusad ja jalgrattad ja lastevankrid. Ütleme, tänapäeval me enam neid saane ja regesid juurde ei kogu ja autosid me ja sellega sõitsid vana see seal. Sellega sõitsid külaloored, sõitsid sellega peole. Et istusid kõik seal niimoodi.
Hoidlas ei või süüa ja juua. Merele lähemal on uhkemad ja ilusamad ja nendes piirkondades, kus põllu harimine oli kõige tähtsam, on rahvariided nagu tagasihoidlikumad. Et ma ei tea, kas inimestel ei olnud siis nii palju aega tikkida või tuli ka neid välismõjutusi tuli võib-olla vähem, et mujal võib-olla meremehed tõid nagu uusi ideid kaasa. Suudeti küll ära juua nii palju. Ega siis seda üks inimene joonud. See saadeti ikka ringi käima, siis igaüks võttis sealt lonksu. Et see ei olnud nagu ühel mehel ei olnud see laua peal ees. Ja. Viimase asjana vaatame veel Hõbeda hoidlasse ja siis lähme üles tagasi. Lähme siia väiksesse hoidlasse. Osa neist oleme näinud ka. Väärismetalli hoidla, no siis tegelikult see on ikka põhiliselt hõbeda hoidla. Kuld ei ole eestlaste metall. Kuldasju on siin võib-olla paarkümmend tükki, et ülejäänud on ikka hõbe kõik, nii et üks õige eestlane kannab hõbedat. Sellisel põhimõttel, et üleval riiulitel on siis esemed, suuremad asjad ja siis all sahtlistes on kõik siis ehted, märgid, medalid. Ehted siis põhiliselt need, mida on kantud rahvariiete juures, et sõled, ketid, preesid ja ütleme veel seda, et see osa kogust, et on meil küllaltki nagu rikkalik tänu sellele, et 40. aastal, kui Nõukogude okupatsiooni alguses pandi kinni hästi palju organisatsioone, likvideeriti Eesti sõjavägi, siis paljud nendest siis likvideerimisel andsid oma nii-öelda väärtuslikud mingid auhinnakarikad ja mingid sellised väärt asjad ja lipud ja andsid siis hoiule või andsid Eesti Rahva Muuseumisse. Ja osa nendest, eriti just näiteks üliõpilaskorporatsioonide asjad, on nendele tagastatud, sest need samad organisatsioonid taastati. Aga ütleme, sõjavägi meil ei ole näiteks ratsarügementi enam nii nagu oli, et siis need on meile jäänud ikkagi siia. Ja siin on tegelikult ikkagi paljuski Eesti kullaseppade töö paremik tollest ajast. Et see on nagu säilinud. Aga siis selline väikestes ümbrikutes ja ilusti puhastatud. Siis suuremad asjad on lihtsalt asetatud näiteks sahtli põhjadesse või sahtlisse niimoodi siltidega, et kui on ainult sildid, siis need on rasked ju. Nad on üsna rasked ja neid oli tavaliselt ka mitu tükki kaelas. Kõige on siis siin 4 sahtlitäit. Siis on jälle mõni on väljas, aga need on siis tõesti suured. Kõige suurematel on võib-olla läbimõõt on 2 peast. Välja tegelikult pidi sul neid ehteid ka vähemaks jääma. Et see, mis me tänapäeval näeme, et siuksed eakad memmed laulavad, kõik suured ehtekuhilad, niimoodi vanasti tegelikult ei olnud, et selleks ajaks ikkagi anti need ehted oma tütardele edasi. Et nii ta käis tavaliselt. Ja olid ka setudel oma ehtemeistrid, kes olid siis kogud. Et siis on meil soome-ugri rahvaste ehted ka. Väga populaarne oli käia udmurtide juures, aga ka vepsaade juures. Tegelikult kõigi rahvaste juures. No ta ei ole päris Siber. Uraanide. Just. Et nad on hästi teistsugused. Palju seda pahandust tekitas, mida süüdistati, et see on Diori plagiaat. See oli see sinise tikandiga valge kleit, mis eest lühem oli.
eest lühem ja selle juurde käisid siis näiteks need ehted ja noh, need kõik on ikkagi spetsiaalselt loodud, et need sobivad selle konkreetse kleidi juurde. Nii et, jaa. Noh, siin on näiteks selline käevõru, suur ja uhke. See oli ka siis temal? Ja see oli temal, üks aasta oli tal selline sinine ühevärviline kitsas kleit, ainuke, mis ei olnud rahvuslikus stiilis. Ja võt selle juures tal olid sellised suured sinised või sellised nagu kootud hõbedast ehted. Ei tea, mis need küll maksavad? Ei taha mõelda, ei tea. Et need on ju kõik ainueksemplarid, need ei ole ju. Janma, jah. Väga ilus. Jah. Siin ütleb, et Tartumaa Kunstide Ühingu esimees olen mina siin Kaunisaarel. Jah, et me saime idee, et siia tulla, et siin oli varem, praegune president oli siin ju varem, selle muuseumi juht. Ja nüüd me tahtsime siia tulla. Ja et praegu nagu esimese grupiga me tulime, aga me arvame, et me tuleme siia veel. Jah, et me tuleme siia veel hiljem ja suur tänu teile, et saime teiega kokku leppida ja meie poolt teile suur tänu. See oli väga huvitav. Aitäh! See oli väga huvitav. Aitäh, oli tore teiega. Meie